idamaade meditsiini õppija võiks olla pigem selline natukene, kas natukene esoteerilisema huviga või siis ka tihti öeldakse, et nagu selline joogainimene, et talle meeldivad just elus ka sellised hästi pehmed väärtused, pehme teraapiline lähenemine. Samas teisest küljest võib olla ka see, et sinna juurde käib ka selline natukene nõustamise pool ja võib-olla selline natukene Hiina meditsiini taoline niisugune natukene doktori moodi nõustamine ka seal. Ehk siis võib-olla seal suuta aru saada just näiteks pulsidiagnostikast, keelediagnostikast, üldse nagu väga paljudest erinevatest idamaade diagnostikatest. Ja sinna juurde käib siis ka meil Hawaii meditsiin, mis tegelikult küll ei ole idameditsiin, et ta tegelikult on hoopis teisel pool, et aga oma sellise pehme käsitluse ja ka oma Ho'oponopono ehk andestamise kunstiga sobib siis väga hästi just sinna teiste idamaade kõrvale, et ehk siis Ayurveda, Hiina meditsiini, Tiibeti meditsiini, Jaapani meditsiini, Tai meditsiini, et nende kõrvale kuidagi on ta väga hästi sobiv.